Alati on teile öeldud, et töö on needus ja vaev õnnetus. Aga mina ütlen teile, et kui te töötate, täidate maa kõige kaugemas unenäos osa, mis on mõistetud teie omaks juba selle unenäo sündides. Ainult jõudu mööda tööd tehes armastate te elu tõeliselt. Ja armastada elu töö kaudu tähendab tunda lähedalt elu ülimat saladust. Sedagi on teile öeldud, et elu on pimedus ja oma küllastumuses kordate te kajana elust väsinute poolt öeldut. Ja mina ütlen, et elu on tõepoolest pimedus, kui pole tungi. Ja ega tung on pime, kui pole tarkust, ja ega tarkus on tühi, kui pole armastust. Ja töötades armastusega, köidate end kokku iseenda ja üksteisega. Aitäh, Polygon Studio! Edu! Mina ütleksin, et Polygon on olnud koht, kus ma saan alati ennast kodus tunda. Ja ma olen leidnud sealt endale ühed kõige paremad inimesed, keda kunagi endale tahta. Ning kui ma kunagi arvasin, et ma olen julge ja enesekindel, siis nüüd ma tean, mida tähendab julge olla. Julguse unistada ja siis neid unistusi ka ellu viia. Julguse teha asju, mida 10-5 aasta tagune mina ei oleks mitte kunagi julgenud teha. Julguse olla mina. See aasta Polygonis on mulle õpetanud julgust. Eelkõige sellist julgust, et kuidas vaadata otsa enda kõige koledamatele külgedele ja avastada, et tegelikult see, mis tundub kole, on ilusam kui see, mis on ilus. Sest et koledusel on rääkida palju parem lugu kui ilusal. Polygonist ma võtan kaasa suurema enesekindluse ja head sõbrad. Ma tundsin rõõmu ja armastust selle vastu, mis ma teen ja mis ma endast annan. Ma õppisin eelkõige ise ennast tundma pisut teisest küljest ja nägema ennast kõrvalt ning õppisin tundma ka teisi inimesi, palju toredaid inimesi. Ma loodan, et ma nüüd suudan ka pisut osavamalt jälgida erinevaid situatsioone erinevate nurkadelt. See aasta oli kuidagi hästi palju ülesandeid, millest ma nagu justkui ei saanud algul aru. Nad olid kuidagi nagu mediteerivad, kuid lõpuks ma sain aru, et need kõik on selle jaoks, et tulevikus me saaksime oma rolli sisse elada ja suruda oma ego alla ning kehastada kedagi teist. Minule meeldisid kõige rohkem improvisatsioonilised etüüdid. Alguses olid need minu jaoks kõige hirmsamad. Et ei saanud ette mõelda, eks ole, et mis nüüd juhtub või mis ma teen või mis saab.
aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid need mulle meeldima. See hetk, kui sai nagu sellise pinge maha ja sellise kartuse eksida ära võtta, siis see hetk muutusid need tohutult nauditavaks ja väga-väga kihvtiks. Ja need olid väga lahedad hetked, kui see nii-öelda etüüd päriselt nagu tööle hakkas. Teater on väga ettearvamatu. Sa võid olla kas publiku rollis või olla siis nii-öelda lava peal. Sulle võib olla ette antud kõik tekst ja kohad, kuhu sa liikuma pead, aga see ei juhtu kunagi niimoodi, nagu see planeeritud on, mis minu arvates on ka väga hea, sellepärast kuna muidu olekski ju igav. Ma olen õppinud seda, et need inimesed, kes polügonis on, nad hoiavad niimoodi kokku, et ma pole sellist kokkuhoidmist varem kunagi tundnud. Nad panevad mu alati naeratama. Parim mälestus on vist terve õppeaasta, meil oli väga õppeaasta ja ma olen kõigest sagedanulik. Kindlasti 2 avastuskorraga oli väga raske õppida, aga meil oli väga lahe grupp. Põhimõtteliselt minu avastus enda või teatri kohta on siis see, et mitte ükski inimene ei ole teatrimaailmas liiga väike, et midagi korda saate. Armastus, lähedus, pinge, kodu, naer, usaldus. Pimedus. Mina tahaksin selle õppeaasta eest väga tänada Johanit, nimelt selle eest, et ta andis meie stuudiole võimaluse kehastada mittenägijaid, sest see kuidagi arendas hästi palju seda oskust enda meeli ja tajusid tunnetada ja seeläbi arenes ka hästi palju oskus enda partnerit kuulata, iseennast kuulata ja ma arvan, et kuna need on niivõrd olulised oskused laval, siis oli viimane aeg need ära õppida. Igas meie tunnis ma kindlasti õppisin midagi uut ja veendusin siis iga hetkega aina rohkem, kui väga mulle meeldib teater ja teatrit teha. Ja suur aitäh teile selle võimaluse eest. Kursuse jooksul õppisin ma rohkem improviseerima ja tänu sellele olen õppinud tulema uutes olukordades paremini toime ja võtaksin polügonist endaga kaasa kindlasti koostöö ja kokkuhoidmisoskuse, mis tahes etüüde me tegime, alati me hoidsime kokku ja tegime head koostööd ja toetasime üksteist hästi palju. Ma arvan, et polügonist on mulle eelkõige meelde jäänud 2 asja. Esiteks see, kuidas lihtsalt olla, tunda ja välja elada, mida iganes ma parasjagu mõnes rollis omasin. Ning teiseks, kuidas iga tund oli minu jaoks uus võimalus oma mugavustsoonist täiesti välja astuda ja kui palju see mind arendas, et ma olin iga kord veidike heas mõttes ebamugavas olukorras, ma olin põnevil ja proovile pandud. See oli esmaspäevane liikumistund, mille pühendasime seekord tervenisti tantsimisele. Mõned liigutused näidati küll ette, aga suurema osa tunnist täitis ülesanne tantsi, kuidas tahad. Ma mäletan, kuidas pärast koju sõites ma mõtlesin, et kuidas ma julgesin. Kõik ju vaatasid. Tol hetkel ma isegi ei mõelnud sellele. Ma olin järsku üksi kusagil pimedas toas. Ma panin silmad kinni ja ma lihtsalt tantsisin, sest et kõik oli lubatud. Ja see oli üks nii ilus hetk. Mulle eriti meeldis see, kuidas kõik üritasid mingisuguseid uusi ja erilisi ideid genereerida ja kasutada mingeid uusi elemente ära, nagu ruum või mingid esemed või valgus. Ja iga etüüd oli erinev, iga kord. Ja mulle tundub, et me kõik inspireerisime üksteist just etüüdide ajal kõige rohkem. Polügon oli minu jaoks midagi täitsa uut. Ma tundsin, nagu oleksin lahti lõigatud, harjumuspärasest elust eraldatud ja uude keskkonda sukelnud. Iga samm oli üliraske ja seas kahtluse alla kõike, mida olen teadnud. Isegi iseennast. Minu suhtumine asjadesse ja vaade elule muutus just tänu polügonile. Seega tahan südames tänada kõiki, igas mõttes ilusaid inimesi, kellega olen polügonis selle aasta veetnud ja kellelt olen õppinud tohutult palju. Tänu sellistele inimestele nagu teie on elus olemas ilu. Aitäh sulle selle. Aitäh. Aitäh. Suur aitäh.